tõesti veel kord tere tulemast kõigile. Ääretult mõnus reede hommik, kellel on kohv või kellel on tee, kellel vesi, et Ailiga me siis täna räägime teile meeskonna coachingust ja millal ta on kasulik ja millal võib-olla ei saa meeskonna coaching nagu kasulik olla. Ja teile nagu selline tore ootus, et olge aktiivselt kaasas, et kasutaks chati, et kuna me paneme ka slaidid, siis me ei näe nagu väga neid kätemerd siin, kes nagu tahavad häält, et siis meil üks siis kogu aeg jälgib chati, et kes midagi kommenteerib või jagab oma mõtteid, aga ma arvan, et nüüd vist on tõesti nagu äkki see õige aeg, et paneks selle PowerPointi ette siia, et Aili, kas sa näed suurt pilti, kontrollin igaks juhuks üle? Jah, näen suurt pilti ja ma arvan, et võime alustada. Ja, et nüüd küll need näod natukene kadusid ära siin, et aga noh, pole hullu. Et siis võib-olla mina siis alustangi sissejuhatuseks sellega, et teekski kiirelt sellised kokkulepped, nagu ma juba rääkisin, et hästi hea veebiseminaridel on see, et kui meie nagu räägime, et siis on nagu teistel mikrofonid kinni ja kasutaks chati aktiivseks suhtlemiseks, et kaamerad võimaluselt siis lahti, et me praegu küll näitame slaide, aga kui slaidid ära võtame eest, et siis kindlasti nüüd oleks näost näkku pärast kogemusi jagada ja veel reflekteerida ja kokkuvõtet teha. Salvestame, jagame jooksvalt nii-öelda siis küsimusi, olge kaasas, julgelt kommenteerige, jagage mõtteid ja teie ootused, et nüüd küll nagu see sama kordan küsimust, et kordamine on tarkuse ema. Et mis ootustega te tulite, et võib-olla sul on mingi spetsiifiline küsimus, millele sa soovid vastust saada, vaadates meie seda temaatikat või jagage seda, et meil on organisatsioonis mingid muudatused või on mingid küsimused üleval, et mõte, et kas meeskonna coaching saab kasulik olla siin, et jagage chatis oma mõtteid natukene, et siis me teame natukene ennast eelhäälestada ka seda, et milliseid kogemuslugusid nagu oma varasalvest välja võtta, sest et neid on nagu päris palju meil kahe peal Ailiga kokku, nii et ma ei tea, ma veel chatis ei näe midagi. Et olge head, kirjutage, et mis ootustega tulid ja see on väga okei, kui te ütlete, et tulin lihtsalt heas seltskonnas aega veetma. See on ka tore ootus. Jaa. Aili, mis sul ootus oli? Äkki sa jagad kõvale ka senikaua teised kirjutavad, sinu ootus tänaseks on? No, minu ootus on tegelikult täna see, et me veedame koos mõnusa hommikupooliku, et kõik te, kes siin olete aktiivselt kaasas, küsite, kommenteerite, jagate ka ise kogemusi, et see on alati nagu kahepoolne, et meie jagame seda, mida meie oleme kogenud ja tegelikult oleks tore saada ka ikkagi nagu teie lugusid vastu, sest ka meile on see hommikupoolik niimoodi väga kasulik, nii et olge aktiivselt kaasas ja ma näen, et siia chati juba tuleb mõningaid kommentaare, et Kaidi kommenteerib, et kogu teema on uus ja võib-olla selline next big thing. Kadri tuli head seltskonda nautima ja meie kogemusi kuulama ja erinevaid kogemusi grupi coachingu teemal. Me räägime täna küll meeskonna coachingust rohkem, eks ju, et võib-olla me saame rääkida võib-olla siis erinevustest, tuua sisse selle. Et see on väga hea, et see siia praegu tuli, et saame natukene erinevust jagada. Ja ootus on saada midagi uut. Rutt, siis Jaanika, hea klient, ma saan aru, tuleb... Nüüd mul viskas eest ära, juba tuleb nii palju neid, et kaob eest ära. Ja Rutt jagas, et tal on kogemusega, et inspiratsiooni ampsesid saada, et jäi endal ka silma, ma silmanurgas ka jälgin, et... Ja Krista ootus on saada kogemuslugusid, häid näpunäiteid. Kadri tuli kuulama, nüüd jälle viskas eest ära, kogemusi, sama inspiratsiooni, põnevaid nippe. Kaie siis hea coachide kohvihommiku alternatiiv. Väga tore, meil on coach'e siin tõesti täna väga palju. Ja Anneli on juba meeskonna coachingut kasutanud, väga tore oleks siis, kui sa ka jagad oma kogemust. Siis... Ja Tiina-Mai meiepoolset peegeldust, millistes situatsioonides on meeskonna coaching hästi toiminud, seda me kindlasti täna puudutame. Ja Triinul 2 eesmärki, kuidas liikuda ühele coachingust meeskonna
Noh, läks, ei ole hullu. Võtab üle. Jah, et üks ühele coachingus, meeskonna coachingus, kuidas aidata organisatsioonil meeskonna coachingut parimal viisil rakendada, et mis hetkel ta kasulik on siis põhimõtteliselt, et siin on et me põhimõtteliselt oleme vist ette valmistunud umbes needsamad vastused ka, et jagage veel, kes on siin liitumas, aga võib-olla Aili, mis sa arvad, kui me lähme teele, et meil on kokkulepe ju täpselt tund aega ja me jagame jooksvalt näiteid, aga kindlasti loodame, et jääb lõppu ka selline lõpuring, et saame nagu vestelda, arutleda ja et ei ole ainult slaidid ja meie jutt, et pigem ka selline diskussioon tekiks sinna sisse. Aga lähme siis teele tõesti ja me teeme natukene algust täna teistmoodi. Aga vaatame, kuidas see meil õnnestub. Nii et siis Aili, oled sa valmis, jah? Ja mina olen nüüd köhisin hääle puhtaks, loodetavasti on nüüd kuulda hästi. Selge, lähme siis teele. Nii, lähen teele sellega, et miks me peame jälle mingeid muudatusi tegema? Kõik on ju praegu hästi ja toimib. Me oleme kogu aeg niimoodi teinud. Maril on kogu aeg teistsugused vaated. No miks ta ei võiks rohkem meie moodi olla? Ma ei ole rahul teie tööga. Tulemusi on vaja. Ja kui teil on küsimusi, siis mu uks on lahti. No me ju oktoobris rääkisime strateegiast. No kaua peab seda sama asja nämmutama? Võta ja loe ise sealt kaustast. Sa ju ütlesid, sa teed selle ise ära. Ei, me ju koosolekul otsustasime koos, et sina teed selle osa. Kuidas sa saad rääkida põhiväärtuste olulisusest, kui sa ise nende järgi ei käitu? No ma ei tea, minul on küll tunne, et see esitlus peaks olema rohkem visuaalne. No mitte midagi seal näha pole. Ei, mina arvan, et siin on vähe argumente. Kuulge, me jändame siin mingite esitlustega. Liiga palju. Lähme teele ja hakkame juba pihta. Vaatame, mis saab. No ma tõesti ei mäleta, millal ma midagi head iseenda töö kohta kuulsin. Kogu aeg on vaja rohkem, paremini. No millal me siis tähistame seda, mis on tegelikult hästi? No vot, selline algus. Aili. Ja, et tore oleks saada teie tagasipeegeldust, et mida te siit kuulsite. Et mis teatrit meie siin nüüd siis tegime? Võib-olla mingid mõtted, mis te kuulsite, mida see tähendas praegu siin ja mis need olukorrad olid, mida te siit nii-öelda välja lugesite. Annan väikse hetke siis ka kirjutamiseks. Äkki kellelgi oli mingi tuttav olukord? Vastupanu tüdimus, igapäevased rahulolematust väljendavad stseenid, igapäevaelu. No tõepoolest, igapäevaelu, rahulolematust, nurinat, seda, et teised ei tee midagi, vastupanu, süüdistamist, ka õige. Ei midagi uut, tavaline tööpäev. No kas tõesti peaks olema meie tavaline tööpäev? Ohvri roll, kommunikeerimata ootused meeskonnale. Ja rahulolematus tiimiliikmetelt soovitakse stabiilsust, eriarvamused, normaalne elu kontoris. Ei tea, kas peaks olema normaalne? Ja, et vastastikust usaldust ei ole ja väga õige, erinevad tegutsemise eelistused ja sellest tingitud rahulolematus ja väga õiged põhjused kõik, et mis te siit kuulsite. Et aitäh teile kaasa rääkimast, et me tahtsime alustada just nende lausetega, mida me tegelikult ise meeskonna coachidena
aeg-ajalt kuuleme oma meeskondadest, küll mitte alati, aga ja me natukene ikkagi keerasime neid ka üle võlli, et ega me päris selliseid lauseid ikkagi iga päev ei kuule. Aga et selleks, et see võib-olla see mõte paremini välja tuleks, siis keerasimegi natukene meelega üle võlli. Aga ja, et need situatsioonid on siis täpselt need kohad, kus miks siis meeskonna coachingut ja meeskonna coach ja meeskonda kaasatakse. Ehk et siis luua seda valmidust muutusteks ja uuendusteks, et luua seda üksteise mõistmist, ühist arusaama väärtustest, suhetest ja ka üksteist paremini usaldada. Ja ka tegeleda sellega, et milline on see juhi mõju meeskonnale, siis see ebaselgus ühistest eesmärkidest ja kokkulepetest, et need on need põhjused, miks siis meeskonna coachi kaasatakse. Ka kaasatus ja koostöö, et need suureneksid, jällegi ühed põhjused, miks meeskonna coachingut kaalutakse ja ka tulemuslikkus ja ka siis saavutamine, et mis siis on see, et mida see meeskond koos peaks saavutama. Ja üsna tihti ka ebaselged tööprotsessid ja kommunikatsioon, et kui see on paigast ära, siis üldine nii-öelda meeskonna selline tegutsemine on ikkagi mingilgi määral halvatud ja see on jälle üks hea põhjus, miks siis meeskonna coach'e kaasata ja oma meeskonnaga seda teekonda alustada. Ja, et need on võib-olla nagu sellised, ma võib-olla täiendaks Ailit, et see nagu, kui ta nagu meeskonnas töötab, need on nagu sellised nagu märkamised, mis võiks olla nagu esimesed signaalid, et miks me seda coachingu peale võiksime mõelda, sest et me võime selle koolituse teha, aga koolitus annab uusi teadmisi, oskusi, kompetentse, aga just see suhted, kultuur, see arusaamine, üksteise mõistmine, et need on nagu sellised nagu taustafoonid, eks. Aga et kes me siuksed oleme, et sellest üldse nagu rääkida, et äkki Aili räägime korraks lihtsalt hästi kiiresti iseendast ka, et kellega me ei ole kokku puutunud, et mina olen siis 5 aastat nüüd ametlikult juhtimise meeskonna coach olnud, eelnevalt seda siis 15 aastat ise juhi kogemusega, et olen siis ICF-is nii-öelda BCC tasemel professional certified coach ja superviisorina ma töötan ka, et juhtimiskoolitajana ja vabatahtlikult panustan siis Eesti supervisiooni ja coachingu ühingusse presidendina, aitan korraldada nii-öelda konverentse ja suurendada siis nii coachingu kui supervisiooni nähtavust. Et võib-olla siin nagu pikemalt ei peatukski, et selline inspireerivad kaardid on minu tööriist, mida ma olen ise kokku pannud ja mida väga paljud kolleegid ka kasutavad ja mis on nii-öelda avalikkuses saadaval, et ma pikemalt ehk ei peatuks, et Aili, et jagad sina ka äkki kiirelt. Ja, mina juhtimis- ja meeskonna coach ja seda siis ICF-i akrediteeringu mõttes ACC tasemel. Ehk et kuna me Jaanikaga koos teeme päris mitmeid asju, siis mulle alati meeldib öelda seda, et mis see BCC ja ACC vahe on, et Jaanik on natuke kõvem kärbes kui mina. Aga minu eripäraks on siis veel ka see, et mina teen siis ka Gallupi tugevuste testi baasil coachingu sessioone ja ka selliseid tugevuste töötubasid. Et see on viimasel ajal siin palju populaarsust koguma hakanud ja mis annab siis mulle aluse seda kõike teha, on see, et mul endal on üle 20 aasta juhtimiskogemust, olen olnud üle 6 aasta rahvusvahelise üksuse tegevjuht, olen teinud ka sealt karjääripöörde personalivaldkonda, olen olnud üle 4 aasta Eesti suurimate organisatsioonide personalijuht ja nüüdseks juba siis ka 4 ja pluss aastat tegutsenud nii coach'i kui koolitajana. Ja mullegi meeldib aktiivselt panustada ühiskonna elusse, nii et ICF ehk et siis coach'ide rahvusvaheline organisatsioon, selle Eesti harus olen siis ka turunduse töörühma liige. Ja, aga oma tööriistakastidest räägime me pärastpoole. Coach'i kompetentsidest rääkima, nii et lähme edasi, Aili, või mis sa arvad? Ja, lähme edasi. Ja ma vahepeal ütlen ka, et kui kellelgi siin tekib mingeid küsimusi, et siis võite julgelt chati kirjutada, me jälgime chati kogu aeg, et saate vahele küsida.
Aga lähme siis meeskonna coachingu ja koolituse erinevuste juurde. Ehk et selleks, et aru saada, et mis see meeskonna coaching on, siis on hea alati nagu tuua juurde ka see, et mis ta ei ole. Ja kui nüüd nii-öelda tavapärasemad need formaadid, koolitus on võib-olla meile rohkem tuttavam, meeskonna coaching võib-olla mitte nii. Ja kui alustada siis sellest, et mis võiks olla siis see meeskonna coachingu eesmärk, siis see saab olla 3 sellist erinevat. Ma jätan nüüd Jaanika sulle selle admittimise, on ju, kui mõni liitub. Ma korraks küsin, et kas meil ikka salvestab ka, jah? Ja, meil salvestab ka. Ehk et tulen tagasi siis meeskonna coachingu eesmärgid, 3 asja saavad siis nad olla: tulemused, muudatused ja areng. Ja kui me räägime siis tulemustest, siis see võib olla kas mingisugune protsessiparendus, see võib olla kas siis mingi selguse loomine eesmärkides, võib olla ka näiteks väärtuste väljatöötamine või juhtimispõhimõtete väljatöötamine või siis ka mingisuguse muu sellise ka näiteks tulemuslikkuse kasvatamine, kus on võib-olla mitmeid näitajaid, mida siis nagu meeskond soovib sellel teekonnal parandada. Või siis, kui me räägime muudatustest, et siin võib olla ka näiteks meeskonna coachingut võetakse toeks, kui on suuremad struktuurimuudatused, et neid muudatusi siis ellu viia sellisel sujuval ja parimal moel. Või siis on strateegia sellised mingisugused suuremad muutused, kus see meeskonna coaching saab olla suureks toeks, et see oleks ka suhted hoitud meeskonnas kogu selle ajal ja see oleks tulemuslikult ellu viidud. Või siis ka väärtuste juurutamine, ehk et kui need väärtused on juba loodud, siis ka nende juurutamine siis erinevatel meeskondade tasemel võib olla siis coachingu eesmärgiks. Ja kui me räägime arengust, siis see võib olla näiteks parem, tõhusam koostöö, võib olla ühtsem meeskond, võib olla parem arusaamine üksteisest, et sellised võivad olla need meeskonna coachingu eesmärgid. Ma tahaks siia vahele kohe, Jaanika, sinult küsida, et mis on need kõige sagedasemad põhjused või need eesmärgid siis? Ja ma just mõtlesin selle peale, et mul tuleb seal kohe mingi slaid nendest igasugust kasuteguritest, et seal on hästi palju neid välja toodud, aga et need erinevaid eesmärke on hästi palju, sõltub organisatsiooni suurusest, organisatsiooni nagu vajadustest, on ju. Aga ma olen ise päris palju olnud kaasas muudatuste elluviimisega, et näiteks on vaja mingit arengukava luua, siis näiteks, mis on nagu arengu mõttes, ma pole kunagi saladust teinud, et Elisa on mul üks väga hea klient, kellega me töötame nagu, mul on nagu suur rõõm töötada nagu vertikaalselt nagu juhtidest kuni kliendispetsialistideni välja. Et näiteks, et kliendi kesksus, et me nagu meie fookus on kliendi kesksus ja siis me töötame nagu erinevate tiimidega ja arendame nende oskusi selleks, et see kliendi kesksus nagu kumaks välja igapäevatöös näiteks, et see on nagu areng, on ju. Ja tulemused ongi, et strateegia on vaja ellu viia poole aasta pärast ja aitame ka strateegiat nagu kokku panna, et coach siin nagu selles mõttes loob selle keskkonna, aga me räägime sellest kohe varsti täpsemalt ka, nii et ärme siin võib-olla siis nii pikalt nagu peatud. Muidu ma võingi rääkima jääda, vabandust. Ja, aga aitäh, Jaanika. Et kui me nüüd toome siia selle koolituse poole erinevuse, et koolituse eesmärk reeglina on arendada või omandada uusi oskusi. Ehk et siin me räägime sellisest nii-öelda konkreetsete oskuste arendamiseks. Näiteks võib siin olla argumenteerimisoskuse arendamine või siis projektijuhtimisoskuste arendamine. Et sellised nii-öelda konkreetsed oskused, mida on vaja siis kas arendada või omandada, et seda on hea teha siis nii-öelda koolituse käigus. Aga kui siis jälle tuua siis uuesti see võrdlus meeskonna coachinguga, kui on sellised tulemused, muudatused, areng, ehk mingisugune niisugune nagu pikem protsess, et siis on pigem see meeskonna coaching oma eesmärgi mõttes nagu toetab paremini. Kui me räägime fookusest, siis meeskonna coaching on eesmärgile ja omavahelistele suhetele orienteeritud. Ehk et seesama, et kui see eesmärk on paika saanud, et kuidas siis, mis see on, millega siis meeskonna coachingus tegeletakse, siis see on pidevalt siis fookuses, mida siis coachi roll on hoida seda eesmärki kogu aeg fookuses ja need meeskonna omavahelised suhted saavad siis kogu aeg nii-öelda sealt kõrvalt siis selle
selle peamise eesmärgiga koos tegeletud nii, et need omavahelised suhted ja koostöö paraneb selle protsessi käigus. Aga koolitusel on pigem see fookus on õpiväljunditele orienteeritud. Ehk et kui me räägime oskuste omandamisest, et siis on seal kindlad õpiväljundid, et mis siis on see tulemus sellel koolitusel, ehk et on väga õpiväljunditele orienteeritud. Kui me räägime protsessi olemusest, siis meeskonna coaching on nii-öelda kooslooming. Meeskonnaliikmed ise toovad need teemad, nad on eesmärgiga alati seotud, ehk et see coach'i roll on kogu aeg seal nii-öelda tšekata seda, et kui see teema, mida meeskonnaliikmed toovad, kuidas see on seotud selle eesmärgiga, mida meeskond on ise endale seadnud. Aga et see protsessi olemus on ikkagi see, et sünnib palju asju koha peal, et see on selline töö määramatusega, mis meeskonnaliikmed ise toovad, siis coach sellega tegeleb ja leiab siis need parimad tööriistad ja ka viisi, kuidas siis selle tulemuseni jõuda. Koolituse puhul on fookused ja teemad ja koolitusmaterjalid tihti juba ette kokku lepitud ja ette valmistatud. Ehk et koolituse puhul me teame juba, millest me räägime, on slaidid, on mingisugused materjalid, et see on siis võib-olla selle protsessiliselt see erinevus. Kui me räägime ajalisest piirist, siis coaching on kindlasti teekond. Coaching on pikaajaline protsess ja see võib olla siis minimaalselt 4 kuud kuni 12 kuud. On erandeid siia-sinna, aga selline nii-öelda tavapärane on siis 4 kuni 12 kohtumist ja need on igakuiselt need kohtumised. Ja ütlen juba etteruttavalt ära, et see kestuse poolest on siis selline kuskil 4-tunnised. Jällegi sõltub võib-olla meeskonna suurusest, aga üldjuhul selline 4 tundi on siis meeskonna coachingu pikkus. Koolituse puhul, kui me räägime siis ajalisest piirist, siis siin on nagu väga raske tuua mingit väga selget sellist ajalist piiri, sest see võib varieeruda siin 1,5 tunnist kuni terve päevani või siis jah, ma ajasin praegu sassi, et ajaline piir ehk et mitu päeva ta on ju. Et kas ta on 1 päev, on ta 2 päeva, on ta siis selline pikem programm, et see koolituste puhul saab olla väga erinev. Kui me räägime grupi suurusest, siis siin tegelikult tuleb jälle see erinevus hästi välja, et coachingu puhul on selline nii-öelda tüüpiline meeskonna suurus kuni selline 8 inimest, no maksimaalselt veel 10. Et coachingu puhul ei saa olla see grupp väga suur, sest muidu ei saa kõik inimesed piisavalt palju kaasa rääkida ja see protsess lihtsalt sellisel viisil ei tööta väga hästi. Koolituse puhul, kui te mõtlete, siis reeglina ikkagi need grupid on pigem suuremad. Et ega väga neid koolitusi alla 8 inimesi reeglina ei tehta ja need koolitusgrupid siis võivad olla 8 kuni 30 inimest. Ja koolituspäeva pikkused, millest ma juba siin enne alustasin, et need võivad siis olla hästi erinevad, on nad siis sellised 1,5 tundi või siis terved päevad või siis lausa mitu päeva, et need siis ka jälle on väga erinevalt. Ja kui me räägime sellest, et kelle juhitud on see protsess, siis meeskonna coachingu puhul on coachi roll ikkagi fasiliteerida, luua see keskkond, et meeskond ise leiab enda nii-öelda sisemise ressursi pealt siis need vastused. Koolituse puhul on ta koolitaja juhitud, koolitaja annab mingisuguse teadmise ja siis need, kes seal osalevad, saavad seda siis kuidagi praktiseerida, harjutada ja võtta siis see nii-öelda uus tööriist kasutusse. Kas on tõikinud meile ka sinna mingeid küsimusi? Kas selle siin Karl küsis, et mis on meeskonna coachingu ja supervisiooni erinevus, nii et ma sellele üritan hiljem vastata praegu, et jätan endale selle meelde, aga võib-olla lähme edasi siis. Aga kui ma räägin ära selle meeskonna coachingu definitsiooni, et äkki sinna juurde sa saad ka rääkida supervisiooni definitsiooni ja saame seda selgust. No ma proovin siis seda erinevusse sisse tuua siis korraks. Aga et kui me räägime meeskonna coachingu sellisest definitsioonist,
siis meeskonna coaching aitab meeskonnal läbi reflektsiooni ja dialoogi parandada protsesse ja seeläbi suurendada meeskonna tulemuslikkust. Ehk et märksõnad siin olulised on reflektsioon ja dialoog. Ehk et ei ole sellist, kui me jälle paneme selle koolituse siia kõrvale, et ei ole mingeid konkreetseid oskusi, vaid see inimese enda seest, see teadmine, see tarkus, et selle reflektsiooni kaudu, et ma iseennast nii-öelda oskan analüüsida ja et me seda siis ka grupis, meeskonnas arutame, et siis selle kaudu nagu tegelikult see meeskonna tulemuslikkus paraneb. Tahad sa, Jaanika, siin nüüd kohe tuua selle supervisiooni ka sisse? Ma kõigepealt selles mõttes toon selle, et ma osad siin teavad ka Kaidi ja Kadri, et me eelmine aasta käisime Alain Cardoni ühel meistriklassil ja mulle väga meeldis see, kuidas Alain seda coachingu nagu olemust nagu tõlgendas, et me räägime kogu aeg tulemusest ja eesmärkidest coachingus, et eesmärgi saavutamine ja nii edasi, nii edasi. Tema tõi nagu sisse selle desired outcome ehk et oodatud väljund, mis on nagu laiem mõiste ja see nagu katab ära selle meeskonna coachingu ja üleüldse coachingu olemuses selle, et meeskonnad ja kes tulevad coachingusse, need tulevad oma küsimuste, oma teemadega, mida nad tahavad muuta, arendada või saavutada. Ja siin me loome nagu sellega teadmisega, mis siis on, kui sa oled selle ära saavutanud ja selle nimel me hakkame coachingus nagu tööle. Et tihtilugu on see, et me tahame olla nagu paremad, me tahame olla tulemuslikud, me peame kasvatama oma müüki 20% näiteks või et ma toon väga hea näite, et eelmine aasta pöördus minu poole ka üks väga hea klient, partner Selver, kelle tiimidega ma väga palju olen töötanud ja üks tiim, et meil on erinevate tiimidel erinevad eesmärgid ja sellel tiimil oli see, et meeskonna sisene rahulolu tagasiside küsitluses oli väga-väga madal ja sellepärast tellis personalijuht mind sinna sellesse meeskonnaga selleks, et seda rahulolu tõsta, et midagi on seal valesti, midagi seal ei toimi. Ja siis ma küsisingi, et mis siis see nagu väljund võiks olla, et rahulolu on kasvanud, meeskond toimib ühtse hingamisega, üksteist aktsepteeritakse. Ehk et väga hea on nagu see, et kui me seame neid eesmärke, et mis see meeskonna coaching on, siis väga hea on seada seda, et mis siis on, kui see on läbi. Ja tegelikult coachid ju valivadki selle nii-öelda selle, kas see on dialoog, tööriistad, reflektsioonid, erinevad asjad selleks, et seda protsessi nagu toetada, aga sisu loovad nagu need osalejad nagu ise on ju, et siin on nagu see. Ja kui seda nüüd supervisiooni siin küsitakse, et mis on see meeskonna supervisioon ja coaching, siis väga oluline vahe on siin see, et supervisiooniis käivad inimesed, kes töötavad teiste inimestega. Supervisionis keskendutakse nende klientide, kuidas see, kas coach, koolitaja, juht, kliendi teenindaja, kuidas nemad mõjuvad sellele kliendile või partnerile ja tegeletakse konkreetsete olukordadega. Ja ka meeskonna mõttes on ju ka, et ma toon näiteks lastekaitsespetsialistid on ju, et nemad tulevad koos, neil on mingi eesmärk, mingisugune grupp, keda nad peavad toetama. No näiteks praegu on väga palju neid meeskondasid, kes toetavad Ukraina põgenikke on ju. Ja seal me ei keskendu mingi eesmärgile, et oleks vähem põgenikke on ju Eestis, vaid seal me keskendume selle meeskonnaga sellele, et see meeskond oleks võimeline paremat teenust pakkuma ja läbi juhtumite olukordade nad tõstavad iseenda toimetulekuvõimet. See on nagu see erinevus supervisioonis. Aga ma ei tahaks supervisiooni minna, sest täna on meil coachingu teema. Ja, aga ma tahtsin tegelikult tuua, siin alguses tuli ka see küsimus, et grupi coaching, meeskonna coaching, et mis on nende kahe erinevus. Et siin see erinevus on tegelikult selles, et grupp inimesi ei pruugi olla need, kes nagu igapäevaselt koos töötavad ja meeskond on siis see, kes igapäevaselt koos töötab. Ehk et grupi coachingus on väga hea neid silosid võib-olla vähendada, et sul tulevadki erinevate meeskondade siis juhid kokku või erinevate meeskondade inimesed kokku ja sa saad seal mingit ühtset arusaamist tekitada. Meeskonna coaching on ikkagi see, et need on nagu need inimesed, kes igapäevaselt koos töötavad, et see on see võib-olla meeskonna ja grupi coachingu erinevus. Ja selle meeskonnal on ka ühine eesmärk, vaata. Just, meeskonnal on alati ühine eesmärk. Ja, et gruppides käivad ka näiteks õpetajad erinevates koolides näiteks, et seal, et ma ei tea, tahetakse mingisugust lõiminguprogrammi luua näiteks on ju, ja siis nad tulevad coachingusse, et seda saavutada näiteks on ju. Et võivad olla erinevad spetsialistid erinevatest nii-öelda kas üksustest on ju,
et jah, aga ma ei tea, lähme edasi või? Lähme edasi. Ja, aga räägime veel ka coachingu protsessist. Ehk et esimene protsessi osa kindlasti on see, et toimub eeltöö ja nagu see pilt ka väljendab, et coaching tegelikult on teekond ja pikaajaline teekond ja algab siis sellega, et hea eeltöö algab alati siis sellega, et on kohtumine juhiga, kes siis või see võib olla ka mingitel juhtudel personalijuht, kes soovib tellida siis coaching ut mingisugusele meeskonnale ja saab siis sealt esmase sisendi, mis siis võiksid olla need eesmärgid sellele meeskonna coachingule ja selle baasilt saab juba hakata nii-öelda edasi minema ja kindlasti toimub selline nii-öelda diagnostika osa ehk et kas siis eelkohtumised siis erinevate meeskonnaliikmetega ja või siis ka digitaalsed küsimustikud ootuste ja vajaduste kaardistamiseks, et oleks võimalik siis võimalikult täpselt siis ka meeskonnaga koos neid eesmärke ja ka mõõdikuid seada, et mis on siis see, mida see meeskond soovib nagu päriselt muuta selle meeskonna coachingu käigus ja mis peaks olema see tulemus siis, kui see meeskonna coachingu protsess on lõppenud. Ehk et see on selline, see hea eeltöö on nagu vundamendiks siis sellele, et kogu see protsess õnnestuks parimal võimalikul viisil. Ma korraks täiendan siin, mulle nii meeldis see, kuidas Alan ütles selle kohta, et coaching algab ennem, kui coaching algab. Ehk et tegelikult see on juba ka coachingu protsessi osa, eeltöö, et raske õppustel kerge lahingus, et mida parema eeltöö me teeme, seda kasulikum saab meeskonna coaching olla, vaata, on ju. Siis tihti tullaksegi meie juurde näiteks ka, et meil oleks seda meeskonna coachingut vaja, too meil see, et ma ei tea, see koostöö midagi seal on ja tahaks ikka tulemuslikumad olla. Ja siis, kui me hakkame kaardistama ja vastikuid küsimusi küsima, on ju, siis tuleb välja, et tegelikult seal pinna alla midagi muud, et mis need takistused on või millega tegelikult tuleks tegeleda, et seda eesmärki nagu saavutada, on ju. Et see on ülioluline, et minna õige asjaga teele. Sorry. Väga hea. Väga hea, et sa täiendad. Nii, aga siit järgmine etapp on siis käivitamine. Ehk et kui see hea eeltöö on tehtud, siis meeskonnaga koos siis nii eesmärkide kui oodatud tulemuste mõõdikute seadmine, ehk et me oleksime kõik ühisel arusaamisel, mis see siis on, mis saab olema selle coachingu protsessi eesmärk, oodatav tulemus ja kuidas me ka aru saame, et me siis oleme sinna jõudnud. Et see on ka väga oluline üks etapi osa, et oleks ka väga selgelt nagu kuidagi mõõdetav, et me peame kuidagi aru saama ja mõõtma ju siis ka peale seda, kui see protsess on läbi, kuidas meil tegelikult läks. Aga ma näen, et tuli üks küsimus, et Jaanika... Ja, ma just juba vastan siin, et see on nagu seotud selle individuaalse coachingu ja samal ajal meeskonna liikmetega, et kui keegi soovib, et kas teha nagu asju paralleelselt, see võiks mõnikord olla lausa soovitatav. et üsna tihti on niimoodi, et minul on küll kogemus selline, et ma teen nii meeskonna coachingut kui ka siis 1, 2, 3 meeskonna liikmega veel ka individuaalset tööd. Ehk et seal on siis sõltuvalt sellest, et kuidas need inimesed ise on valmis ka selles protsessis osalema, et coachingu puhul on väga oluline see, et inimene ise soovib seda, et seda ei ole võimalik kuidagi peale suruda, et personalijuht ütleb, et ma näen, et temal on vaja, et nii see asi ei tööta. Oi, mul on nii hea meel, et sa Aili selle praegu tõid välja. Ma mõtlen, et isse, me oleme nii olulise asja ära unustanud. Coachingus saab käia ainult inimene, kes on coachingus nagu valmis on. Aga ma võib-olla täiendaks veel seda, et mul on olnud selline juhus, erinevad olukorrad, aga et me oleme alustanud kõigepealt juhi endaga paar korda ennem ja siis juht selles coachingus, individuaalses coachingus saab juba endale selle siis selguse, mida ta tegelikult nagu meeskonnaga tahaks teha ja siis me läheme nagu meeskonnaga teele ja mõnikord on nii, et hakkame koos pihta ja siis juht käib veel nagu eraldi, et siin tuleb väga jälgida ka seda konfidentsiaalsust ja rollikonflikti on ju, et ei läheks nagu asjad sassi on ju, et organisatsiooni sees, et näiteks, et hea, see läheb kompetentsid alla juba, aga tegelikult on niimoodi, et kui sa töötad näiteks tippjuhtkonnaga, siis ei ole hea töötada nagu alluvatega ka, et siin nagu
nagu see usalduslik suhe ei sobi väga hästi, see ei toeta nagu sellist nagu head suhet coach'ide ja liikmete, osalejate vahel on ju, sorry. See oli väga hea täiendus, sest minul on täpselt sama kogemus, et tegelikult nii-öelda juhi coaching ust sünnib meeskonna coaching või siis ka vastupidi, nii et need on sellised nii-öelda paralleelprotsessid, mis võivad nagu toimuda. Aga kui siis on eesmärgid hästi paigas, oodatavad tulemused ka selgelt sõnastatud, siis on aeg asuda teele ja coaching'u protsess on siis nii, nagu juba eelnevalt räägitud, on selline kord kuus umbes 4 tundi ja seal siis toovad need meeskonnaliikmed ise neid teemasid, mis seostuvad selle eesmärgiga ja lahendatakse siis erinevatel sessioonidel neid samu teemasid, et siis jõuda lõppkokkuvõttes nende oodatavate tulemusteni. Ja väga olulised on siin need vahekokkuvõtted, et coach'i roll on siis kogu aeg nii-öelda kraadida, et mis oli meie eesmärk, kus me praegu oleme ja mis on vaja veel siis selleks teha, et sinna eesmärgini jõuda. Ma siin tahtsin veel täiendavalt öelda, et mina näiteks coaching'u protsessi alguses olen teinud ka seda tugevuste vaadet, et see aitab väga sellele minu kogemuse järgi sellele protsessile nagu väga kaasa, et kui me oleme teinud nii-öelda coaching'u protsessi alguses ka isiksuse tüüpide kaardistamise, et see aitab nii-öelda seda tervika nii-öelda protsessile ja meeskonna dünaamikale nagu väga palju kaasa. Ja kui siis see protsess, ütleme 4–12 kuud on juba toimunud, siis väga oluline on kindlasti ka tulemuste hindamine ehk et kogu selle protsessi peegeldamine, kuidas meil läks, mida me õppisime, mida me saame siit enda jaoks järeldada, teha kokkuvõtted, kuidas me siis nüüd versus selle eesmärgiga, oodatud tulemustega, kuhu me siis nüüd jõudsime. Et see tulemuste hindamine on kindlasti väga oluline protsessi osa ja see, et see on ikkagi nii-öelda tulemusele orienteeritud. Coaching on eesmärgistatud protsess, sul on eesmärk, sul on tulemus ja läbi selle siis meeskond saavutab oma kas siis tulemused, muutused või siis arengu. Ja siin tuli üks küsimus kohe, väga hea, võtame selle kohe ette. Ma kindlasti kohe vastan oma slaididega ka, aga kuna see siin olemas, et kas teil on olnud olukordi, kus meeskonnaliikmed on esialgu protsessiga kaasas ja nõus, mingil hetkel mõni meeskonnaliige loobub, sest ta kaotab usu protsessi või talle ei meeldi coach, võõras inimene ruumis, usalduse teema. Et ma selles mõttes, ma kohe lähen ka selle nagu ohutegurite juurde, aga võib-olla tahad, Aili, sellest, võib-olla äkki sul on mingi kogemus olnud, et kogemuslugu tuua siia, sest ma Mul tegelikult tuli, kuna me oleme omavahel nagu korra seda teemat arutanud, mulle tegelikult ei tule endal praegu ühtegi sellist head näidet, aga ma tean, et sul on, nii et ma jätan selle sulle vastamiseks. No vot jah, minul on selles mõttes selline kogemus suht hiljutine ja värske, et organisatsiooni juht nagu tellis meeskonna coachingu, et me saaksime aidata nagu väärtuseid organisatsioonis kaardistada ja siis juhi poolt jäi nagu ebapiisavaks selgitus, et miks me seda teeme ja miks me seda coach'iga teeme. Ja siis tulid sinna protsessi inimesed, kes ja kuigi me tegime ka eelkokkusaamised, tegime eelküsitlused, me selgitasime, mis on coaching ja nii edasi, siis protsessi käigus ikkagi tuli inimesi, kes ütlesid, et kuule, et mis mõttes, et käid siin ja teed ja siis meie peame hakkama nüüd mingit tööd vahepeal siin tegema või, et see mingi mõttetu raha raiskamine ja siis umbes, et käid ja mudid siin, aga mis tolku sellest on. Ehk et see vastutuse võtmine, et coach käib kord kuus 4 tundi teie juures, aga muutust organisatsioonis ju loote teie ise. Ehk et see inimene nagu eeldas, et coach nüüd vastutab selle eest, et väärtused oleks organisatsioonis laiali veetud või oleks need protsessid tehtud või kaardistatud seal organisatsioonis. Ja see oli nagu ilmselge inimese enda isiklik vastupanu, sest tegelikult seal taga olid hoopis teised nagu probleemid organisatsioonis. Ja ma tükk aega nagu mõtlesin, mis ma teen sellega, aga siis ma tegin nagu koosoleku, et ma näen, et ma coach'ina ei saa siin tegelikult kasulik olla, sellepärast, et coaching olemusest pole aru saadud ja inimesed ei ole valmis ja pühendunud protsessi. Aga me jätkasime, sest et see oli väga aus ja avatud tagasiside neile ja see oli väga hea õpikoht nii neile kui mulle.
nii et eks vaatame, kuidas see siis läheb, et jah, et Ja. on ka selliseid olukordasid, nii. Ja aitäh Jaanika jagamast ja Kadri siin pakub, et tema ka saab jagada kogemust, kus coach'iga koostöö ei sobinud. Ma ajaliselt korra kraadin Jaanika, et kas me saame selle loo praegu võtta või võtame selle äkki lõpus? Saame hakkama? No las Kadri jagab, et Kadri jaga, kui sul juba tuli, siis jaga kiirelt. Ja tegelikult väga lihtne jagamine, et meie kasutame meeskonna coachingut hästi palju oma ettevõttes ja coach ei sobinud sellepärast, et tema hakkas mingit oma agendat seal ajama. Et kui me on ikkagi coaching, siis ei ole koolitust, nagu me alguses välja tulime. Ka siin ju kenasti välja tuli, aga coach'il oli oma hüpotees, mis sellel meeskonnal viga on ja hakkas meeskonda korda tegema oma hüpoteesi alusel ja me seda coach'i saanud enam edasi kasutada. Me tahtsime ikka olemasolevast materjalist tööd teha. Ja vaata, nüüd ongi siin see koht, aitäh sulle, Kadri, ja siin ongi see koht, kus ma ütlen, et see coach peab tulema supervisiooni, vaadata peeglisse, miks ta niimoodi käitub ja kuidas tema paralleelprotsess mõjutab coaching ut ja klienti. See on puhas supervisioon, et see, kui kas coach sobib või mitte, sellepärast me rõhutamegi, et see eeltöö, näiteks mina isiklikult teen juhiga ju keemia kokkusaamisi ja kui meeskonnaga teeme tööd, siis mina alati soovitan, minu pakett sisaldab seda, et vajadusel me saame meeskonnaga kas või Zoomis kokku, et esitleda iseennast, oma käekirja, oma tööriistasid ja nad saavad nagu eelnevalt kraadida, et kas minu isiksuse tüüp ka neile nagu sobib, sest me võime ju osta coaching ut, aga tegelikult te ostate isiksust ka, kas see inimene sobib ja ongi nii, et tegelikult mõnikord see inimene teil ei sobi ja see on väga okei öelda, et need, kes on kompetentsid, professionaalsed coach'id saavad sellest aru ja ütlevadki, et okei, aga ma soovitan sulle kedagi teist. Aga ma kohe räägin nendest kompetentsidest ka, et äkki ma lähengi siis edasi Aili oma teemadega, et aitäh sulle, et mina tegin aastal 2021 Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistritöö meeskonna coachingu roll muudatuste juhtimise protsessis ja 1,5 aastat ma tegelikult siis 3 organisatsioonis viisin läbi meeskonna coachingut selleks, et toetada nendes organisatsioonides siis muudatuste elluviimist. Üks oli perearstikeskus, üks oli haridusasutus ja üks oli kohalik omavalitsus. Ehk et väga erinevad organisatsioonid, väga erinevad nii-öelda dünaamikad meeskondades, kultuurid ja teoorias siis väga targad ja tuntud inimesed on toonud välja, et mis on siis selle meeskonna coachingu peamised kasutegurid, et ma ei hakka neid kõike siin ette lugema. Minu enda nagu kogemus, mida ma kohe jagan ka ja Ailil ka kindlasti on see, et ikkagi see meeskonna ühte sulamine, see kollektiivne, see 1+1, see sünergia võrdub 11 on ja, et isegi kui me paneme mingid eesmärgid, siis absoluutselt kõige rohkem on see meeskonna koostöö, üksteise mõistmine, ühine hingamine, saadakse kiiremini takistustest üle, saadakse kiiremini kaasa, mõistetakse, miks see muutus on oluline, et ollakse tõhusamad ja ka sotsiaalselt intelligentsemad. On ju? Ja see kogemustest õppimine ja selline tõhusamad tööprotsessid, kommunikatsioonid, et see on see, mida me saame nagu selles protsessis nagu toetada ja ma kinnitan oma teooria kinnitab, ütlen, praktika kinnitab teooriat siin siis on ju. Ma Jaanika, tohin korra sulle täiendada, et just nii-öelda eilsele kogemusele tuginedes, kus oli siis grupi coaching ja seal on küll segu, eks ole, nii erinevad nii-öelda koolituspäevad kui ka siis grupi coaching, aga huvitav oli lihtsalt see, et eilse päeva lõpus siis päris mitu meeskonnaliiget tõdesid seda, et ei tea, et rollid on kuidagi selgemad ja meeskond nagu ühtsem ja pärast siis juhiga peegeldasime, et mis te vahepeal teinud olete, ta ütles mitte midagi, et ainult need koolitus ja coachingu päevad, et see ongi juba see tulemus, et mis on siis nagu toonud selle tunde, et meeskond on ühtsem, tegelikult nagu selliseid probleeme nagu justkui nagu pole, et need on nagu sellised silmaga nähtavad juba tulemused, kuigi reaalselt nagu justkui nagu mingid nagu, ma ei tea, ei ole rolle keegi selgemaks kirjeldanud. Absoluutselt, et selles mõttes see ongi, me näeme seda muutust, et esiteks ma toongi siin nagu erinevad etapid, et millal saab meeskonna coaching nagu nii-öelda sisse tuua või millal ta on nagu kasulik, et käivitamise etapid on organisatsiooni üleselt ju kogu aeg. Mingid projekte käivitatakse, projektimeeskonnad. Tuleb näiteks, mul on endal olnud see, et vana juhi vari on meeskonnas
ja uus juht, no ei saa tiimi käima, sest kõik kogu aeg, et nagu, sa tead, see meil siin on ju, oli niimoodi ja et uus juht saaks kiiremini tõhusamalt meeskonna kaasa ja hakkaks koostöö, on ju, et oma eesmärke saavutada, et see käivitamine, siin on erinevad mõtted, on ju, aga ühine arusaam nendest kokkulepetest, see meeskonna coaching toetab seda, on ju, kollektiivse juhtimise arendamine, et ma ei hakka neid kõiki siin ette lugema, te saate nagu neid ise ka siin lugeda ja ma viitan ka pärast oma magistritööle, et te saate seda ka vajadusel lugeda, et ma nagu sõna-sõnalt neid ei loe siin, aga võib-olla ma toon siin nagu näiteid, on ju. Millal veel meeskonna coaching, ma ise isiklikult oma kogemusest ja ka teoreetiliselt sellest uuringust nagu tuleb välja, et igapäeva juhtimises ja planeerimises see suhete kvaliteet, et suhtlemise ja suhete kvaliteet, no päriselt ka inimesed juba poole lause pealt saavad aru, mida me mõtleme, on ju, sest nad käivad koos, me avame neid, me räägime ju takistustest, see julgus rääkida avatult, see usaldusväärsus on ju ka, mis seal kohe järgmisena tuleb, et see nagu need suhted lähevad paremad, aga kui on suhted paremad, siis hakkavad ka tulemused paremad tulema, saadakse projektid paremini valmis, kiiremini valmis, eks, et tööprotsessid mõeldakse läbi, et tihtilugu me teeme harjumuspäraselt mingeid asju, aga kui ma teen kogu aeg ühte sama asja, siis tulemus ei saa muutuda, on ju. Et coach aitab nagu tuua seda pimealasid ja nurkasid välja, et märgata, et mida teisiti teha, on ju. Ja kui meeskond on koos, et see ei aita, kui me teeme meeskonnaga igaühega individuaalselt, räägime samat asja, siis ei teki seda kollektiivset arusaama ju, on ju. Sellepärast ongi hea, kui kõik on koos ja koos mõtlevad, kuidas asju ka ellu viia. Ja siin minu uuringus, empiirilises uuringus, mul oli lausa see igasugused korrelatsioonanalüüsi, mida me pidime kõik seal tegema, on ju, et üle 100 inimesi oli ju seal uuringus, ehk et muudatuste elluviimiseks, mis kõige rohkem nagu see meeskonna coaching nagu kasu tõi, oli see, et ka need kõige uskumatumad tüübid, kes vastupanus olid, muutsid oma usku, et tekkis see arusaam, et miks me selle muudatust vaja on, miks me seda eesmärki vaja on, miks me seda tahame teha ja tänu sellele kasvas ka usaldus juhtide suhtes. Ja inimesed olid valmis kaasas ja tegid rohkemat koostööd, on ju. Eks see isiklik vastutus selle eesmärgi ees nagu kasvas nagu väga-väga oluliselt. Ja tagasiside oli ka see, et inimesed ise nagu see tagasiside nagu ütleme siis selline isiklik tunnetus oli see, et nad tundsid seda suuremat ühtsustunnet, on ju. Ja kinnistamise faas, et kui hakatakse projekte lõpetama ja mingid tulemused on saavutatud, on ju, eesmärgid on saavutatud, et ka see nagu siin coaching, selles mõttes meeskonna coaching toetab, et luua nagu süsteemi, et see, mida me nüüd tegime, paketeerime selle ära, et me järgmine kord sellest nagu siis targalt seda ka kasutaksime seda teadmist, et me oskaks oma ressursse teadlikult ka tulevikus kasutada, ehk me tõstame ka meeskonna tõhusust ja efektiivsust. Mis on siin need ohukohad? On see, et mida me oleme Ailiga ise ka märganud ja ka mida uuringust tuli välja, kui ikkagi see eeltöö jääb niruks, see eeltöö on ülioluline, siis ei teki usaldus ja selgus coaching olemusest, usaldus coachi suhtes tuleb suur vastupanu. Miks me seda peame tegema? See on mingi koolitus jälle, tuleb keegi räägib meile siin midagi, on ju. Ei saada aru, miks seda vaja on, ebaselge kommunikatsioon ja tegelikult see valmidus protsessis osaleda, sest coachingu protsessi on ju see, et kõik osalevad kogu aeg. Ei ole nii, et täna käivad ühed, järgmine kuu käivad teised, on ju, siis kolmas kuu tulevad mingid kolmandad, neljandad tüübid, on ju, et see meeskonna coaching on ikkagi see, et need samad inimesed on kogu protsessi vältel kohal ja kaasas, et see on ka väga oluline nüanss, mis mul nagu praegu meelde tuli, et ma ei tea, kas siin tuli mingeid küsimusi ka, et äkki ma näiteks selle ühe slaidi veel ära ja siis hakkaks võib-olla neid kogemusi jagama, et kuidas sul tundub, Aili? Ja küsimusi praegu ei ole, aga ma korra võib-olla täiendaks seda, et see, mis sa ütlesid, on väga õige, et samad inimesed käivad koos ja tekib see usaldus ja avatakse ja räägitakse nagu palju nii-öelda sügavamal tasandil ja ma arvan, et sellele tegelikult aitab väga palju kaasa ka see üks ja seesama inimene, et kui ongi näiteks, kui me räägime mingitest koolitusprogrammidest, on ju, sul on erinevad inimesed teevad, on ju, siis see harjumine võib-olla nende
selle ühe inimesega, et ma võingi selles nii-öelda seltskonnas ennast ka rohkem avada, et ma arvan, et see ka kindlasti nii-öelda toetab seda protsessi sügavust rohkem. Ja mis on veel nagu oluline minu arust siin, et mis on nagu oht, on see, kui juht ei ole ise kaasas. Ehk et selles protsessis ei ole nii, et juht, et ma tellin selle oma tiimile, las tehtagu, pandagu, oldagu, vabandust väljenduse eest, aga et mine ravi coach nad terveks on ju, ja ma siis küll ma nendega ise veel eraldi toimetan. Ülioluline on see, et juht, sõltub muidugi organisatsiooni nagu tasanditest ka on ju, et kui me töötame seal kliendi teeninduse näiteks tasandiga, see Elisa näide on ju, siis loomulikult valdkonna juht ei käi kaasas, vaid käib näiteks piirkonnajuht kaasas on ju, või juhataja, tiimi juhataja või ütleme esinduse juhataja. Et oluline on ikkagi juhi enda ju kohalolu. Ja siis öeldakse, nad ei ole siis ju avatud ja nad ise ei räägi, mida sellest päriselt mõtlevad. No siin ongi coachi roll. See ongi coachi roll luua konfidentsiaalne, usalduslik keskkond, et lõpuks hakkaks inimesed avama ja miks me räägime, et see on pikk protsess, sest esimesed 2-3 korral võibki olla see protsess kinnisem ja inimesed ei avanegi, aga mida mina ütlen, 3.-4. kord tekib tavaliselt nagu see babah. Sellepärast ma ütlen, et see 4 korda on nagu vähe, sest 4. kord ütlevad inimesed alati, et kuule, nüüd ma saan aru, mis meil tegelikult vaja teha on. Nüüd ma saan aru, miks see kasulik on. Kui nüüd hakkab alles asi pihta vaata, on ju. Et seda on näha küll, et see sulandumine esimesed 2 korda veel nagu kes ei ole varasema coachingu kogemusega on see, okei, no ja vaatame. No, ma täna veel ei räägi ja homme ka veel ei räägi. Ma vaatan, kas ta on usaldust väärt ka coachi suhtes. On ju. Mul tuli ka see sama näide, et mul üks meeskond esimese meeskonna coachingu sessiooni lõpus ütles, et mu ootus oli see, et Aili tuleb ja teeb meid korda. Ja siis selgus tõsiasi, et nad peavad ise ikkagi midagi tegema. Et selles mõttes see esimeste kordade võib-olla, kui sa ei ole harjunud nii-öelda selle formaadiga, siis läheb nagu natukene aega, et nagu sisse elada sinna ja jälle toon selle sama kõige värskema eilse kogemuse, on ju, kus inimesed toovad, eks ole, selle näite, et nii hea, et ei ole mingit slaide, ei ole mingit sellist nii-öelda konkreetselt mingisuguse jutu nii-öelda rääkimist, vaid see, et me saime ise arutada, saime ise luua selle sisu, et see on tegelikult asi, mida nagu inimesed tegelikult hullult hindavad. Absoluutselt ja selles mõttes minu arust meeskonna coachingu puhul on ka väga oluline nagu meeskonna coachi kompetentsid, et jällegi ma ei hakka siit sõna-sõnalt maha lugema, et siin on nagu kombineeritud nii magistritööst nii ICF-i kompetentsid kui ka erinevate siis teoreetikute kompetentsid ja meie kutseeetika ja kompetentside mudelitest, mis on nagu põhilised nii-öelda oskused ja tegevused, mida nagu coach teeb. Et meil, kes tahavad, saavad alati tutvuda, on ICF-il ja ka SQL-il, ütleme siis coachidel on see sellised kompetentsid, et mis on tegelikult, mida oodata coachilt ja meeskonna coachil peab olema eraldi väljaõppe. Selle ma rõhutaksin siin ka, et need, kes on käinud üks-ühele coachingut õppimas, siis tegelikult neil ei ole seda tööriistakasti, et ohjata gruppi. Et meeskonna coachil on lisaväljaõppe, tal peab olema tööriistakast selleks, et kuidas gruppi fassiliteerida ja kas kvalifikatsioon, et kas ta nüüd on mingit sertifikaati teinud, aga alati küsige. Mina soovitan uurida alati tausta, kogemust, tagasisidet, teha kindlasti neid samu, mis me mainisime, keemia kokkusaamisi, et üks on see kompetents ja oskused, kvalifikatsioon, aga teine ongi see isiksus. Et mul on siin olnud mitu korda seda, et minu see sama juhi kogemus, kuule, aga ütle ikka, kuidas sina nagu teeksid, on ju. Ei ole, mina olen coach täna, ma ei ole koolitaja ega konsultant, on ju. Et mis on nagu coachi roll, on ikkagi olla kaasas ja mitte olla nõuandja positsioonil, et jah, mõnikord ma võin ju jagada neid kogemusi, neid story telling uid, et ka tööriistakastis on ju, et kuidas on keegi kunagi teinud või midagi, näiteid tuua elust enesest on ju,
aga mina ei ütle, kuidas organisatsioon peab tegema, sest mina töötan valdkonna üleselt, mul on IT-sektor, mul on arstid, mul on õpetajad, et mina ei ole siin valdkonna ekspert, mina ei ole selle organisatsiooni ekspert, mina olen neutraalne inimene, kes loob seda ruumi selleks, et meeskond saaks ise avastada oma potentsiaali, et olla rahulolevad, oma tulemuslikud, oma arengut toetada, muutusi ellu viia. Ja professionaalne coach tegelikult käib ikkagi nagu pidevalt ennast arendamas, et ikkagi oma tööriistakasti nagu laiendada, hoida ja tegelikult nagu siin tuli hea näide, Kadri tõi väga hea näite, et kui coach ikkagi läheb paralleelprotsessi või võtab vale rolli, et siis oleks aeg minna nagu supervisiooni ja ikkagi aru saada, et kas ma teen oma tööd kvaliteetselt ehk et oma kvaliteedi eest nagu seista. Et need on nagu sellised olulised asjad siin, et ma vaatan kella, et meil on jäänud 3 minutit ainult, me pidime ju lõpuringi tegema, appi. Et palun jagage, et ma võtan need slaidid võib-olla siit eest ära, et mida teie kokkuvõtteks äkki siis võib-olla, mis te kuulsite, mis te saite siit, et mingid mõtteid, kellel oli siin meeskonna coachingu kogemus, Annelil oli siin ja Rutil, et tahate äkki jagada, kas tuli midagi tuttavat või äkki oli veel kui mingi kasvutegur seal sees, millest me ei rääkinud näiteks, et jagage oma kogemusi, mõtteid. Hästi tänulikud oleks selle eest. Või tekkis mõni küsimus? Nii vaikselt. Tere, Anneli olen. Jaa, tere Anneli. Oli hästi palju sellist äratundmist ja häid mõtteid, mida siis teinekord paremini võib-olla teha, et millele näiteks rohkem tähelepanu pöörata, et meil selles mõttes lõppkokkuvõttes läks väga positiivselt see kogu protsess, et kui inimesed alguses olid natukene arglikud, ei teadnud, mida oodata, et järjekordne koolitus või ma ei tea, mingi psühholoogi nõustamine või mis iganes, mõeldi, on ju. Aga et siis, kui nad olid esimese kohtumise ära teinud, said aru, et see ei ole mitte midagi sellist ja siis huvi järjest rohkem nagu kasvas, et selles mõttes see lõpptulemus oli minu arust meie puhul väga hea. Et võib-olla järgmiseks korraks või inimestele endale selliseid õppimise kohti oli palju, et nad, kui see coachingu projekt ära lõppes meil, see oli üle poole aasta meil, et siis inimesed, tuli esimene muudatus ja nad tulid sellelt reelt maha justkui, et siis see õpitud, see meeskonna coachingus õpitud need võtted, need justkui jäi kuskile, ma ei tea, eraldi seisvaks, on ju. Seda on tunda praegu, kuigi võiks ju neid samu asju rakendada ja katsetada, on ju. Ja siin ongi see paralleelselt võiks tuua selle nagu dieedipidamise ja trenni tegemise vaata, et sa nagu käid suure hooga ja siis, kui sa nagu ei käi, et mis siis saab, et kas sa nagu ilma personaaltreenerita vaata, et kas sa jätkad ise ka iseseisvalt nende heade asjadega, mis on juba loodud seal, on ju, et vahest võib küll olla, et see esimene hoog raugeb, on ju, aga ikkagi see kollektiivne teadmine on ju midagi nagu on ikkagi alles, et mingid muutused on loodud, on ju. Ja, muutusi on loodud, ma lihtsalt loodan väga, et nad saavad selle ree peale tagasi, et meil on siin jätkukohtumine veebruari lepitud coachi kokku, et siis nii-öelda siis uurida ja küsida, kuidas neil enda arvates siis läinud on. Ja äkki võtaks aitäh sulle, Anneli, ja sinuga me kohtume vist märtsikuus ka, nii et konverentsil, et kas keegi veel äkki mingi kommentaar, küsimus, mõte, peegeldus, nii tore oleks, et ma saan aru, et kell on 10:30, et me kohe peame lõpetama. Osad on juba lahkumas, kellel oli siin ka teine kohtumine, et ma chatis juba tänasin kõiki, aga et kes nüüd tõesti peab lahkuma, et siis ütleme meie poolt kõigile aitäh, aga kes on veel valmis meiega siin veel natukene lobisema, siis meie oleme hea meelega siin olemas. Mina tahaks jälle lobiseda, Kadri jälle,
et minu kogemus on see, et nagu kahe otsa pealt, et ühtepidi coach'ina ja teisipidi siis juhina, aga just ma tahaks praegu jagada seda juhi kogemust, et meie kasutame selline kord poolaastas vähemalt, et see on just see, et see ei kuku ree pealt maha. Ja nagu see ka, et sa ise nagu juhina, sa ei saa olla samal ajal coach, sa oled ikkagi kaks täitsa erinevat asja, erinevat rolli. Ja kui on selline usalduslik suhe juba tekkinud mõne team coach'iga, siis minu arust küll oleks kõikidele juhtidele mõistlik müüa seda mõtet, et see ei ole see 4 ja 6 korda, vaid järgmine aasta, kas või poole aasta jooksul 1 kord või kas või kord aastas. Et see hoiab siis nagu nende töötajate ja siis juhi enda elu palju kergemat. Ma ei pea ise tööl seda tegema, coach teeb selle ära, mis